tänasel üldkoosolekul nagu tavapäraks meil on kaks osa, siis esiteks ettekanne ja teiseks on veel mõned liikmed, keda võiks vastu võtta. Võib-olla ka väikse kokkuvõtte teeme veel selle aasta muudatustest liikmeskonnas ja liikmeskonna seisust lõpus. Aga siis kõigepealt Kristel Vilbaste ettekanne Eesti allikates. Kristel Vilbastel, ma arvan, te kõik teate, on ilmunud ka raamat sellel samal teemal 2013. aastal, nii et pikaaegselt tegelenud selle teemaga, aga palun. Tere! Mul on hea meel siin teie ees olla, et ma olen 92. aastast ise Loodusuurijate Seltsi liige ja ma mäletan, et kui ei mäletagi, kes see teine soovitaja oli, aga Ann Marvet oli üks soovitaja ja seda siis südamevärinal siin ootasin seda vastuvõtmist, et see oli hästi vahva aeg, aga ma olen käinud hästi paljudel koosolekutel teisi kuulamas, aga pole kunagi ise ühtegi ettekannet pidanud. Ja siis, kui tuli teade sellest, et aastamaks on vaja ära maksta, siis ma ütlesin, et ma võin ka muuseas ka ühe loengu pidada siin ja siis saigi see siin talve alguseks kokku lepitud, et ma loodan, et sel ajal, kui ma olen loengu lõpetanud ja uued liikmed on ka juba vastu võetud, et siis on talv alanud, et 18.28 hakkas täna talv. Aga allikatest, et allikate juurde sattusin mina väga kummalisel moel, et ma mäletan seda, et kui ma veel Eesti Looduses töötasin, siis ikka väga palju seal Ilmar Kase toas ikka kuulsin jälle seda juttu, et Gustav Vilbaste on allikate uurija. Ja ausalt öeldes see tundus mulle nii kummaline, sest ma ikka üksjagu neid vanaisa raamatuid olen lugenud, aga mitte kuskil ei ole kirjutatud sellest, et ta oleks allikatega tegelenud. Üksikud teated olid sellest loodusvaatlejas, aga siis hakkasime otsima seda põhjust, miks teda allikate uurijaks peeti ja miks 1974. aastal ühele allikale Norra Oostriku allikate rühmas anti tema nimi. Ja lõpuks siis väga õnnelike asjaolude tulemusel leidsin siis Rahvusarhiivist selle allikate ankeetide andmebaasi ülesse. Aga enne seda ma olin jõudnud ühel aastal Eesti Päevalehes teha sellist, ma kirjutasin neid esmaspäevaseid looduslugusid, siis teha sellise pisikese lõigu 50 Eesti allikast. Ma mäletan, kui ma hakkasin neid allikalugusid kirjutama sinna, siis oli algusest väga lihtne, aga kuskil 25 peal selgus, et minu teadmised allikatest on otsas. Otsas oli ka internetis leiduv teave. Ja kui ma käisin siis koosolekutel või esinemistel ja küsisin inimeste käest, et mitu allikat te teate, siis heal juhul ühte või kahte inimesed teavad. Teie teate ilmselt rohkem. et siin ilmselt saalis seda muret ei tekiks, aga enamasti jah, Taevaskoja Emalätte oli see ja võib-olla siis neid Norra Oostriku allikaid inimesed teavad. Aga siis sai ühel hetkel põnev lugu toimus, et tehti mul ettepanek see allikate raamat kirjutada ja siis oligi nii, et 6 aega anti aega ja siis ma käivitasin kogu oma Eesti Looduse sõprade ringi. Ilmari ilmselt tuttavaid oli seal väga palju, kes mulle siis teateid andsid ja sai see raamat niimoodi kiirustades ära tehtud natuke, aga ma võin öelda seda, et see on uskumatu, kui tugevad loodusteadlased ja looduse sõbrad Eestis on, kui palju nad teavad asjast. Et kui ma pärast kontrollisin näiteks seda kõrgema allikat või kõrgema võluallikat seal Viieristil, siis inimene ütles mulle peast, et ta on suurest eest 700 meetri kaugusel ja siis ma pärast mõõtsin ära 720 meetrit. Et inimeste teadmised on ääretult head, aga pead teadma õigeid inimesi. Allikate, võib-olla see, millest ma nagu tänase pealkirja all ka rääkida tahan, on see, et allikate, ma ise olen Tallinna Ülikooli doktorant folkloristika alal, Marju Kõivupuu on mu juhendaja ja ma tegelikult tegelen pigem allikate pärimusega.
aga põnev on see, et on toimunud mingi murrang. Et kus selliseid vanu lugusid enam ei räägita sellest, et võib-olla kõige rohkem räägitakse seda, et allikatel tuleb käia sellepärast, et silmi tervendada. Aga selliseid lugusid tegelikult rahva seas enam väga palju liikvel ei ole. Ja tegelikult ongi nii, et need pigem nad ei ole enam kultuspaigad, kuigi neid on päris palju Maavalla koda võtnud ka arvele looduslike pühapaikadena, aga siiski nad on oma tähtsusest ikkagi väga palju kaotanud. Aga nad on inimeste jaoks olulised just joogivee pärast. Ja see on uskumatu, kui palju käib inimesi allikatel vett toomas. Et Facebookis on mul allikal käijate niisugune rühm, kus on 1300 liiget. Ja kuigi võib-olla kõik nad just päris ei käi seal, mõned ma olen ka lihtsalt huvi pärast lisanud, aga sinna ei ilmu väga palju teateid mulle niimoodi, mida kõik näevad, aga nii kui ma panen sinna ühe väiksegi teate, siis selle peale tuleb mulle tohutu hulk sõnumeid, et kus keegi on midagi näinud. Aga ma arvan seda, et see murrang toimus siis just selle fosforiidisõja ajal. Et kui praegu räägitakse palju sellest, et fosforiidisõda oli pigem nagu nõukogude võimuvastane ja võib-olla see, et taheti migrante tuua sinna fosforiidialadele sisse, siis tegelik põhjus tegelikult ju oli ikkagi puhta vee kaitse. Et kui te vaatate vanemaid kas või Eesti looduse numbreid, siis ikkagi väga palju räägiti sellest, et need karstialad on olulised just seetõttu, et sealt algavad ju väga paljud meie suured jõed. Ma ei tea, kas mõned võib-olla ei hakka, Võhandu ei hakka sealt, aga teised suuremad jõed algavad sealt kõik. Et see on meie veereservuaar, mida ei tahetud hävitada ja põnev on see, et kui te vaatate seda, neid siit ei ole hästi nägusid näha, aga ma võin siin öelda, et siin selles rongkäigus vähemalt seal kõrval ongi olnud mõni praegune või endine keskkonnaministergi, kes tegelikult on nad kõik oma vaateid muutnud. Ja see meeles see isa ütlus, et kui tuleb Eesti aeg, et küll sa näed, et nad kraabivad selle fosforiidi 10 küünega välja. Et kahju on see, et see mõttekäik on muutunud, et vesi on tähtis. Millest ma näen seda, et see tähtsus on oma olulisuse kaotanud, on see, et kui nüüd võtta lahti EELIS või see keskkonnaregister, siis meie praegu ühesõnaga keskkonnaregistrisse kantuid allikaid on umbes 1100-1200. See tähendab seda, et neile rakendub ka seadus, et nende lähedal ei tohi kaevandada, sinna ei tohi ehitada, neid ei tohi reostada, et ühesõnaga 50 meetri kaitse on. Ja see on ka põhjus, miks neid EELISesse ei kanta, et seda kaitset ei tekiks. Sest suure tõenäosusega poleks ju meil mitte midagi võimalik teha selle seaduse järgi pärast seda. Ei tuleks Rail Balticut, ei tuleks neid uusi fosforiidimaardlaid, kõike muud. Aga näiteks Ida-Virumaal on selles EELISes kirjas ainult 3 allikat. Tegelikult ma usun, et kui te natukenegi mõtlete, siis tuleb teil endigi neid palju rohkem meelde. See põnev 36. aasta allikaküsitlus oli siis Gustav Vilbaste üks esimesi töid, kui seal oli veel teisi ankeetküsitlusi, mis nad tegid, aga see oli üks esimesi, mida siis looduskaitse inspektorina läbi viidi. Ja see on 3 sellist suurt kausta, niisuguseid kollastel lehtedel Pätsu enda sellise soovitusega, et teatage kõik allikate paigad. Põnev on vaadata seal, et 36. aasta kevad, kui põhiliselt seda uuringut tehti, oli niisugune hästi veeruhke aasta, ilmselt nagu sel aastal, kus praegu allikad on kohutavalt vett täis, et siis seda nagu küsitluslehti täitsid kooliõpetajad, metsaülemad, apteekrid ja sellised kohapealsed ametnikud ja kooliõpetajad on kirjutanud seal mõne allika puhul, et ma ei saanud poisse saata sinna, et vesi oli nii kõrge, et nad ei saanud läbi sinna, et ühesõnaga seda tegelikult tegid ka hästi paljud koolilapsed seda allikate inventuuri. Selles inventuuri saadeti välja
200 lehte ja tuli infot 3700 allika kohta. Ma olen nüüd käinud selle 4 aasta jooksul ikkagi hästi palju neid allikaid läbi. Vahel ma võtan lihtsalt mingi lehe ette ja siis ma käin neid läbi ja kui aus olla, siis sellise linnuvaatleja pilguga ütlen ma, et võib-olla 10% nendest allikatest on hävinud. Ülejäänud on ühesõnaga täiesti täpselt määratletavad. Näiteks ma võtsin siia, panin Tartus asuvad allikad. Rebase tänava allik, vaat see on hävinud. Sinna on peale ehitatud Taru hotell või ma ei tea, mis ta nüüd on. Sõbra tänava allik on tegelikult sellisesse kaevu pandud. Ta tegelikult arteesiakaevuna kirjas. Ei ole küll jah siin seda Tallinna tänava spordiväljaku allikat, see on kuskil selle, kus on praegu see veevärk, et sisuliselt sellel alal. Aga Herne tänava allikas oli kõige suurem üllatus mul endal. Käisime seal Vikuga kohal, läheme kohale, see oli, siin ei ole tal seda, Herne tänav 64. Ma mäletan, et läksime sinna ühel kevadel ja näeme, et mingi mees kopsib seal ääres, maja ääres ja küsime, et kus siin see allikas teil on? Mees küsib, et kes te siis olete või miks te seda vaja on? Ma ütlen, et ma ei ole ametnik, ma ei ole linnavalitsusest, ma ei ole looduskaitsest, ma ei ole muinsuskaitsest, et äkki te ikka ütlete, kas on kuskil. See peale ütleb, et aga keerake selg ümber. Ja ma vaatan selja taga on selline suur traktori kumm, selle sees oli selline talvine aeg, vesi on lahti, voolab. Et täiesti need allikad on kõik olemas tegelikult, aga õudselt vaja oleks ükskord kaitse alla võtta, et oleks nad keskkonnaregistris. Selliseid lehti saab vaadata, kui teil on huvi, see on Saagas üleval Rahvusarhiivi lehel. Ma pean seda oma sellise visanduse kõige suuremaks tulemuseks, et ma olen kokku kutsunud 2 allikat ümarlauda ja selle tulemusel siis lõpuks need lehed lihtsalt digiteeriti. Kuigi oleks võinud see 3700 allikat panna ju lüüa nimede kaupa sisse, nad digiteeriti, emakeele seltsilt telliti ka siis nagu uuring, et kas seda on mõtet nagu edasi töödelda. Kahjuks see hinnang oli, et ei ole vaja. Ma arvan, et ma nüüd järgmise aasta jooksul üritan sellega hakata tegelema, et need lihtsalt paluda sõpradel, kes vähegi viitsib neid lihtsalt sisse kanda, Exceli tabelis kas või sisse lüüa, et nad on väga-väga täpselt, et siin on näha, et kus nad on aadress, enamasti on siin jah see, et on mingist suuremast maanteest, kui kaugel siin on, nende allikate puhul on kantud veeanalüüs Tallinna või selle Tartu linna tervisekaitse mingi amet oli tollal, aga teiste puhul on kirjutatud, millisel maastikul nad asuvad, milline vesi on, et ideaalne. Kahjuks on viimane lahter enamasti tühi ja see on see, mis mind tegelikult kõige rohkem huvitab, see pärimuse pool. Et seda 36. aastal loodusvaatlejas uuesti siis vanaisa küsis, et kas saadetud kahjuks või keegi teab, et ma olen kindel, et kuskil mingisuguses arhiivis on see kirjavahetus olemas. Aga praegu kahjuks jah, ERMi need andmebaasid on nii kinni kui kinni, et ma arvan, et ta võib seal kuskil olla. Aga kui keegi on kuulnud sellest midagi, siis olge head ja andke mulle teada. Et mõningaid asju pärast ma näen, et on avaldatud loodusvaatlejas näiteks 9 aru Lätte kohta, mis on võhandu algus olnud tollal. Allika raamatust siin juba oli juttu, et see oli selline tõeline kirjutamise maraton, aga siia õnneks mul õnnestus saada Kirjandusmuuseumist väga hea kõikide digiteeritud allikate sellised pärimusteated, mis tolleks hetkeks olemas olid. Ma olen neid juurde ise veel leidnud siit ja sealt, aga see on väga paljude erinevate projektide tulemusel ja see on väga põhjalik andmebaas tegelikult. Nagu tutvustuses juba tänast ma ütlesin, et see 15 000 allikat on Eestist, et Eestit võiks vabalt nimetada allikate maaks. Peab ütlema küll seda, et keegi ei ole neid kunagi kokku lugenud ja ma arvan, et ega neid nii lihtne ei olegi kokku lugeda, sest mida täpselt allikaks lugeda, et see on ju ka keeruline. Aga see on Ülo Einsalu hinnang ja ma arvan, et ta võib olla ligilähedaselt sinna. Hiljem on jah hinnatud kuskile ka 10 000 peale,
aga noh, suuremaid on ju kokku loetud siis tänu sellele, et see allikate ankeet kunagi välja saadeti, siis 4000 on täiesti kindel. Kuigi jah, viimased tööd näiteks on Jaak Tambets tegi Virumaal või Pandiveres, see on nüüd projekti põhjal tehtud, et seal oli üksi juba üle 1000 allika, mis kokku loeti ja väga täpselt ka siis kaardistati. Kahjuks ei ole teistelt aladelt selliseid põhjalikke uuringuid, et tõenäoliselt ikkagi see fosforiidi sonkimine on nii suur huvi seal, et selliseid asju ikkagi Keskkonnaministeerium tellib. Et ma arvan, et see on mingi selline huvi neil ja noh, kui nüüd võtta seda, et miks omal ajal üldse hakati allikaid uurima, oli see, et baltisakslaste artiklitest on näha seda, et tegelikult uuriti sellepärast, et allikad näitavad väga selgelt ära, milliseid aineid seal sees on, see näitab ka seda maavarade koostist, mis seal all on ja otsiti just uraani või radooni, et selliseid, tollal jah, oli see nagu tõstatus see radioaktiivsete ainete otsimine. Eestis on ka väga põnevaid kohti, näiteks sama Norra oostrikuallikate ala, kus nikli sisaldus on värvallika juures nii suur, et pidi isegi puude lehtedes olema seda niklit üle tohutu normi. Aga kuulsamaid allikaid on siis 100 ja need ma siis tookord, kui ma seda allikate kaarti tegin, et raamatu jaoks, et kuhu siis neid panna, et ma üritasin seda raamatus kirjutada nii, et iga vähemalt 20 kilomeetri tagant oleks üks allikas inimestel läbi käia ja mul on hea meel tegelikult, et inimesed on neid nüüd tõesti niimoodi käinud ja ma tean, et väga paljud käivadki raamat näpus ja käivad, aga paraku jah, siin on nagu näha ka seda, et kus on ikka rohkem neid allikaid, et sellised alad on kõrgustikud, kus neid palju on. Kahju on sellest alast siin, et need on kõige paremini Eestis maaparanduse läbi teinud alad ja enamus allikaid ongi tõesti kuskil kraavi põhjas. Viimane, mida ma sel aastal niimoodi käisin vaatamas, oli see Taepla tohtriallikas, kus vana allikas on ainult mingisuguses sellises maaparandus kaevus, aga uus on kuskilt mujalt kõrvalt ajanud välja, nii et selles suhtes kadunud nad päris kindlasti ei ole, sest ega vett kinni panna ei saa. See on see, mida üritatakse teha praegu igasuguste tee-ehitustega. Allikate õnnetus on see, et eks vanasti ju ei olnud bensiini. Ja siis käis asi kõik hobusemootoriga ja hobune tahtis ju juua. Et see tähendab ka seda, et teed viisid enamasti kuskile, kus lähedal oli suur allikas. Et kus siis sai, sest ega vanal ajal inimesed polnud rumalad, et hakkasid jääauku taguma. Et ikka võeti sealt, kus vesi lahtiselt voolas. Ja see on nüüd see, et teed on läinud allikate lähedalt kuskilt ja mingil hetkel on kellelgi tulnud hea mõte, et paneme trassi otse ja see nüüd väga paljud allikad on kadunud seetõttu, et on kuskil tee all. Nii on näiteks see Võhandu alguse läte või kus nüüd on, seda kohta ma otsisin pikalt ja laialt. Praegu algab Võhandu jõgi kuskilt soost, tänu sellele on ta Eesti pikim jõgi, aga tegelikult vana algus on ikkagi see Pühaläte, millest on kirjutanud ka Aino Kallas oma Pühajõe kättemaksust. Seal on, seda võib täitsa kuulata, ta on raadioarhiivis olemas, sisse loetud kuuldemäng, et kuidas seal see ohverdamine ja suhtumine allikaga käis, et see on üks kõige ilusamaid lugusid allikatest üldse. Et nagu ma ütlesin, et minu käes on üks selline põhjalik kirjandusmuuseumis kokku kogutud allikate andmebaas ja enne mind on sellise hea ülevaate teinud Toomas Tamla, kellel on ka ilmunud 80ndatel artikkel, aga ei teagi, mis seal iganes juhtus, aga igatahes ilmselt Nõukogude võimudele ei olnud see taust võib-olla nii hea, et ühesõnaga ta ei saanud seda avaldas hiljem Emakeele Seltsi selles aastaraamatus, aga temal oli seal natukene 500 allika pandud paika ja tal oli ka kaart seal juures, aga paraku on nii, et seda artikli algtausta ei ole võimalik enam taastada, sest ta olevat oma selle kartoteegi andnud kellegile välja. See on kellegi käes, aga keegi ei tea, kelle käes. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et kui ma olen nüüd vaadanud neid seda kaarti ja
ja neid kirjeid, mis ta kirjutanud on, et ma arvan, et siin minu käes on nüüd enam-vähem need olemas, et tuleks lihtsalt uuesti kaardi peale panna. Põnev on see, et neid teateid allikate kohta bussis nagu, tegelikult on ju selles, et ega mitte allikaid ei ole seal rohkem. Rohkem on sealt lihtsalt käidud pärimust kogumas. Et Saaremaalt on kõige rohkem, et 78 allika kohta, aga need on ääretult põnevad allikad. Ma pean küll ütlema seda, et mina ei julge enam Saaremaale minna, sest seal on nii palju puuke. Et õnneks on üks tubli poiss, kes seal käib neid allikaid pidi ja päris hea ülevaade on tehtud ka Maavalla koja, sealse koja poolt, et on hea ülevaade. Ja siis teised on siin riburada. Põnev on jah ka see, et isegi Setomaalt on mõned, aga Setomaa võib-olla üks parem ülevaade on see uus Tsässonate raamat. Et ma kunagi lugesin üle ära, seal oli 28 allikat oli kas Tsässona all otse, palvemaja, või siis kõrval. Et küllap, kui keegi viitsiks neid lugusid korjata, millegipärast allika lugusid Setomaalt eriti palju korjatud ei ole. Hiiumaal on tegelikult lihtsalt vähe allikaid. Seal on küll see, et palju lugusid on sellest Kärdla linnas, kus jälle keegi kangiga maasse lõi ja vesi välja tuli, et need on põnevad lood. Panin siia mõned sellised põnevamad vanaaja lugudega allikad, mis on Tartu lähedal. Ega siit palju näha ei ole, aga et punane allikas Alatskivi, see on see Eesti ainukene noorendava veega allikas. Et seal on selline lugu, et tuleb minna õigel ajal ja õigest kohast seda vett võtta ja kitsamast arust kindlasti, mitte laiemast arust. Et siis, kui selle veega ennast pesed, siis muutud nooreks, aga et jah, üks vanem meesterahvas oli seal muutunud päris poisikeseks, nii et ärge liialdage veega. Aga ta on selline tüüpiline punane koopaallikas, et seal kõrval on veel, isegi ma ütleks, et palju ilusamad allikad on hundiallikad ja seal on niisugused põnevad loitsulood, kuidas selle veega saunas siis hundisabaga ennast vihutakse ja terveks saab. Aga nad on ikkagi sellised, jah, nii nagu enamik lood on, et nad on terviseveed, et mitte lihtsalt joogiveed. Kavelätte on üks mu enda lemmikallikaid, aga kavelättega on selle aja jooksul nüüd, kui ta raamatusse ka sai, on juhtunud selline õnnetus, et mingi tubli teeparandaja on seal, kes on selle teetammi ajanud nii tugevaks ja teiselt poolt ülevalt poolt on siis talle kaevatud kraavi põhja nagu uus voolusäng ja tegelikult see vana allikas on läbi omadega. Aga põnev on see, et seal võite võrrelda seda, kuivõrd, kui te julgete, sellepärast, et see ülemine allikas tegelikult on ka natukene juba kasvab, et kuivõrd erinev on see maitse. Et ülemises allikas on ta ilmselt palju leelisem vesi, ma ei tea, mis põhjusel, aga ta on magus, ta on selgelt magus. Aga alumine tähendab, ülemine on siis see uus allikas, on selline kalkraua maitsega selline allikas. Aga kus see välja tuleb? Tuleb sellega, et äkki 1988. aastal on ilmunud välja sellised Jordani päeva lood. Jordani päeva lood on need siis, kus jaanuari alguses on Jordani päev, kus siis tuuakse allikatelt vett ja selle veega siis isegi kui sa tilgakese paned seda teise vee sisse, siis ta muutub sellised pühaks ja tervendavaks veeks. Aga seal on lugu jah sellest, kuidas keegi pani sahariini, pani vee sisse ja vesi muutus magusaks. Muidugi on ta ka üks mõduläte, palju vanemate seal 19. sajandi kirjade järgi, et ta on mõduläte olnud, et nii, et see magusus on jooksnud läbi aegade. Et on hästi põnev selle poolest. Aga see on hästi lähedal siin käia ja selle kohta siis Kaita Laine olevat öelnud, et kui teil on mao üle happesus, et siis tuleb käia allika vett tuua, panna õhtul teelusika täis mett, hõbelusika täis mett klaasi vee sisse ja hommikul see ära juua. Üks loodusainete õpetaja oli isegi terveks saanud niimoodi. Et see on täitsa tänapäevane lugu. Metsiveeski allikas on see, mida enamik isegi kujuta vist ette, aga see on praeguse selle Konsumi, Metsiveeski Konsumi kõrval kohe see haljas ala, mis on selle koha peal oli 60 korda 100 meetrit hiigel suur tiik
ja noh, Ain Raal rääkis, et kas te teate, et miks hilines farmaatsiakateedri avamine Tartus, et siia olevat tulnud üks professor, kes oli natukene piiritusega liialdanud kateedri juhatajaks ja ta oli siis kukkunud sinna vette ja ära uppunud, et nii et see pidi olema ikkagi väga sügav tiik ja seetõttu siis 20 aastat hiljem avati see kateeder. Aga ta oli niisugune võimas, sest noh, see oli see aktsiisi probleem oli siis lahendatud lihtsamalt, et ainult selles Meltsi veskis võis siis neid õlle linnaseid japatada ja selle pealt siis maksti maksu. Aga et noh, et oli võimsa väljasurvega allikas. Ma ei tea, miks ta ilmselt hakkas juba ennem sõda, ilmselt ikkagi see veekasutus läks nii suureks. Eriti hull oli ta muidugi 70. aastatel, et siis hakkas see ülikool maapõhja vajuma ja kõik muu, aga ta aeti seda linna pommitamisel tekkinud varemeid ja kõik see, kõik rämps, mis hiljem tuli, veeti sinna auku ja nüüd on ta kinni täiesti, et seal ei ole midagi olemas. Üks toru tuleb sealt ainult. Vaad ei olnud kohast, täpselt kus kohast, vaad ei olnud peale. Ülikooli staadioni poolt või kusagilt? Jah, sest siin on näha see Jaani kirik on siin, eks ole. Ta ei ulatanud päris Emajõe serv on siin vist. Siin on see maja, kus see sild tuleb praegu üle siit. Et Vene tänaval, huvitav, et Vene tänaval oli veel üks allikas. Ma olen püüdnud, ma arvan, et see on see pingi juures, mis seal praegu, kus see toru välja tuleb. Et mul on tegelikult sellest pilt ja ma olen arvanud, et see on Meltsiveski allika väljasurve, aga ilmselt neid allikaid oli seal rohkem. Et need lihtsalt see oli nagu tiigiala, kus teda võib-olla kõige rohkem siis tuli. Aga see toru on seal nõukogude ajal oli, ma mäletan, me ühikast läksime sinna botaanikaaedas, me seal peal ikkagi Lenina kannipoest ostsime saiakesi ja sõime seal alati. Jah, kohe seal samas all on selline toru ja sealt isegi praegu niriseb vett välja. Lugudega allikatest on jah, sellised pärimuslood on, et allikad muidugi, mis on nende lugude tagamaa, on see, et allikatesse peideti sõja ajal igasugust vara. Et kiiresti oli vaja asjad ära panna, ega maasse kaevamine oli riskantne, sest sa ei leia seda kohta pärast üles ja allikasse oli hea panna. Ennu raudläte on siin samas lähedal Vooremäel, kui te lähete Vooremäe suusakeskusesse, siis ühelt poolt keerab, kui te Roivult tulete, siis ühelt poolt keerab sinna suusakeskusesse ja teiselt poolt, kui lähete otse läbi metsa, sealt on 100 meetrit või on kohe Mõraoja kaldal, on niisugune imeilus koobas, seal on ka, tehakse igasugused rituaale, et seal on ka see lehma pealuu, aga et kipuvad need koopaallikad praegu väga paljud ikkagi sisse kukkuma, et ilmselt vanemal ajal olid väga paljud sellised kohad ka metsast vaesemad ja teine oli see, et ikkagi neid puhastati. Koopasuud tehti puhtaks, aga praegu on mingi tava, et neid enam ei tohi midagi enam teha, kui sisse kukub nagu taevaskojate puhul. Aga Ennu raudläte ta on selles suhtes põnev koht, et seal on 2 raudlätet, aga et on veel 2 ja siis kirjeldatakse, et 4 on siis sissepääsuavad sinna Vooremäe alusesse linna, kust siis, ma ei tea, Jaaniööle, seal on erinevad variandid, saab sisse ja siis saab osta midagi. Et ühesõnaga ta on olnud ilmselt mingisugune selline koht, kuhu peideti aardeid. Kuulsam raudläte on tegelikult kohe Vooremäe otsas, aga see on praegu kuiv. Ma küll kuulsin, et üks naisterahvas tegi mingit kunstiprojekti ja üritas seda kopaga lahti kaevata. Ma ei tea, kuidas see võimalik oli, aga põhimõtteliselt seal kõrval on karjäär, nii et ilmselt ta ei ole enam kaitseala. Et sellised kurvad lood, aga igal juhul tasub neid vaatamas käia, kellel niisugust jalutamise vajadust on, et tahaks metsa kuskil jalutama minna, sest kindlasti need allikad on sellised kohad ja need allikalood on mul seal raamatus ka kõik kirjas nende kohta. Taevaskoja Emaläte on üks kõige kurvema saatusega allikas minu meelest, et see on nüüd tehtud mingil 1995. aastal. Ja siis ta oli veel päris ilus ja ma olen üks pikema artikli kirjutanud ka sellest, miks ta sisse varises ja mida inimesed arvasid sellest, et ma intervjuude põhjal üritasin välja selgitada ja põnev on tema sellise pärimuse muutumine, et tegelikult seal kõrval on
on sama seal Neitsikoopas on Kuldläte, kust ikka seda jänest lastakse ja Riia linnas välja tuleb, see on üks koopaallikate tüüpiline lugu ja see, et seal sellist neitsilikust potti ei ole veel aeg. et kui sa tahtsid ilusaks saada, siis sa pidid kindlasti minema sinna ja siis sul ühesõnaga said